Mõtle korraks, mida on vaja, et olla hea inimene. Aga mis siis, kui seda prooviks olla kurat ise? Just see ongi A.H. Tammsaare kuulsa romaani Põrgu põhja uus vanapagan täiesti pöörane alguspunkt. See on lugu tegelasest, kes sadetakse maa peale, et leida päästmist. Aga ta avastab, et inimeste maailm on ausalt öeldes keerulisem ja julmem kui põrgu. Ja nagu me kohe näeme, pole tegu mingi tavalise talumehega. Ja kogu see lugu, see algab tegelikult ühe lausega, mis jääb sind kummitama. Küllap vist. See on meie peategelase Jürga vastus peaaegu kõigele. See on selline passiivne, peaaegu alistunud vastus ja see üks väike fraas peidab endas nii palju. Sügavat arusaamatust maailmast ja justkui leppimist oma saatusega. See loob kohe alguses selle loo salapärase ja üsna sünge tooni. Okei, lähme siis asja juurde. Esimene osa. Võõras põrgu põhjal. Nagu nimigi ütleb, viib see lugu meid päris eraldatud kohta, kaugele kõigest ja kõigist, üksikusse tallu, millel on, ütleme nii, väga tabav nimi. Põrgu põhja. Ja siin ta ongi. Meie peategelane Jürka. Kujuta nüüd ette sellist meest. Ta on füüsiliselt nii tugev, et teeb ära töö, milleks tavaliselt on vaja hobust. Aga samal ajal on ta maailma asjadest nii võhiklik, et see on lausa ohtlik. Ta on põhimõtteliselt nagu laps hiiglase kehas, kes on visatud keskkonda, millest ta mitte midagi aru ei saa. Ja see kontrast on lihtsalt uskumatu, eks ole. Ühelt poolt on tal lausa ebainimlik jõud. Ta tassib palke metsast koju oma seljas, nagu see poleks mitte midagi. Aga teiselt poolt on ta sotsiaalselt täiesti abitu. Ta proovib osta seapõrsast, aga ta naardakse lihtsalt välja. Üritab kassipoega hankida ja takkerub täiesti absurdsetesse vabandustesse. Ja see ongi Jürka, puhas, toores jõud, aga ilma igasuguse kavaluseta. Nagu ikka, kui sul on keegi, kes on nii naiivne, siis leidub alati ka keegi, kes seda ära kasutab. Ja siin loos pole see teisiti. Lähme edasi teise ossa. Kaval Ants ja inimeste kumbed. Ja lavale astubki Kaval Ants. Ja nimi ütleb siin kõik, eks. Kaval Ants on Jürka täielik vastand. Ta on nutikas, manipuleerib ja ta teab täpselt, kuidas siin maailmas asjad käivad. Või vähemalt seda, kuidas asjad enda kasuks tööle konna. Ja Jürka näes näeb ta kohe võimalust, tööriista, mida saab ära kasutada. See võrdlus siin näitab tegelikult ära kogu loo põhiline konflikti. See pole ju lihtsalt kahe mehe omavahelde asi, see on kahe täiesti erineva maailmavaate kokkupõrge. Jürka üritab kõike teha ausalt ja otse. Ants aga tema mängib vihjete, pooltõdede ja lepingutega, kus on alati see kurikuulus peenike kiri. See on võitlus, milleks Jürka pole mitte kuidagi valmis. Ja see ongi Kaval Antsu geniaalne plaan. Iga asi, mida ta Jürkale annab, hobune, lehm, tööriistad, ei ole tegelikult kingitus. See on laen. Ja selle laenu intressiks on Jürka lõputu töö. Niimoodi aiglaselt, aga kindlalt mässib Ants Jürka täieliku võlavõrku. Lõpuks on Jürka sisuliselt ori, kes rügab oma enda talu asemel hoopis Antsu heaks. Ja mis on Antsu peamine nõuane Jürkale, et siin ilmas ellu jääda? Pead valetama. Aga Jürka, ta lihtsalt ei saa sellest aru. Kuidas on võimalik valetada, kui tõde on ju tõde? See on tema jaoks täiesti võõras mõte, sama võõras kui talupidamine. Ja see ongi see traagika. Tema absoluutne ausus on korraga tema suurim tugevus ja tema suurim nõrkus. Seni oleme näinud Jürkat kui lihtsalt ühte, veidrat ja naiivset talumeest. Aga nüüd jõuame me loo tegeliku tuumani ja me saame teada šokeeriva tõe, mis on kogu selle kummalise käitumise taga. Nii et tekib küsimus, eks ole, kes see mees tegelikult on? Miks ta on nii ebainimlikult tugev? Miks nii lootusetult litsameelne ja miks just põrgu põhjal? Nüüd me saamegi vastuse. Ja see vastus tuleb siis, kui Jürka läheb kohaliku pastori juurde pihtima ja ta räägib talle tõe. Ja see, mis ta ütleb, see keerab kogu loo täiesti pea peale. Sest selgub, et Jürka ei olegi lihtsalt Jürka. Ta on midagi palju enamat. Ja siin ongi see kihlvedu. Jürka on tegelikult vanapagan. Jah, kurat ise. Ta on taevast saadetud missioonile, et võtta inimese kuju ja proovida õndsaks saada. Mõte on selles, et kui tema, kurat, suudad elada õiget ja ausat elu, siis pole inimkonnal enam ühtegi vabandust. Aga kui tema põrub, siis on võib-olla terve inimkond juba eos hukkule määratud. Nii et panused on, ütleme nii, kosmilised.
kuigi kaalul on terve inimkonna saatus, on sellel missioonil väga otsesed ja traagilised tagajärjed ja kõige rohkem kannatab tema enda perekond. Lähme 4. osa juurde ja vaatame, kuidas see kõik lahti rullub. See katse õndsaks saada, see toob kaasa ainult hävingut. Tema perekond laguneb lihtsalt tükk-tükilt laiali. Kõigepealt puruneb abielu, kui ta tabab oma naise sulasega ja süütab pimedas raevus küüni, tappes selle mehe. Siis kaob tema naine Lisette täiesti salapärastel asjaoludel, järgmisena sureb tema tütar Maia ja seda kavalantsu poja korraldatud ebaõnnestunud abordi tõttu ja lõpuks tema poeg Gusta, kes kaotab lootuse, poob end ülesse. Iga üks neist trageediatest on otsene tulemus kokkupõrklest selle maailmaga, millest ta aru ei saa ja mis ta igal sammul reedab. 2 last. Mõlemad kaotas ta otse selle kavalantsu perekonna ja nende maailma ahnuse ja hoolimatuse tõttu. See on tema missiooni jõhker hind. Ja siin ongi kogu loo suurim iroonia, eks? Sul on mees, kes on füüsiliselt võimeline sõna otseses mõttes mägesid liigutama, aga sotsiaalselt on ta täiesti abitu. Tema toorest jõust pole mitte mingit kasu maailmas, kus mängureeglid on kirjutatud kavaluse ja pettusega. Tema katse olla õiglane põrkub lihtsalt vastu seaduste ja tavade seena, mis on ehitatud selleks, et kaitsta just kavavantsu suguseid. Nii, pärast aastaid ja aastaid kestnud ebaõnnestumisi, kaotusi ja alandusi jõuab Jürka murdepunkti. Ta on inimesena läbi kukkunud ja ta otsustab, et on aeg naasta selle juurde, kes ta tegelikult on. Vana pagan. Ja see, mis selle murdepunkti põhjustab, on viimane piis karikasse, lõplik reetmine. Kavalants, kes on aastaid elanud Jürka töö arvelt, kasutab nüüd seaduse pügalat, et võtta Jürka käest ära see viimnegi asi, tema kodu, tema põrgu põhja. See ei ole enam lihtsalt ärakasutamine, see on täielik hävitamine. Ja nende viimane vastaseis näitab seda lõhet täiesti selgelt. Jürka räägib sõprusest, moraalist, Ants vastab talle külma ja kalkuleeriva äriloogikaga. Ja seadus, seadus on muidugi Antsu poolel, sõpruse õiglus ei maksa midagi, kui sul on paberi vastu panna. Kui seadus on sind alt vedanud ja moraalist pole kasu, mis Jürkale siis üle jääb? Ainult üks asi. Tuli! Ta otsustab lõpuks kasutada keelt, millest inimesed aru saavad. Ja see ongi Jürka deklaratsioon. Ta viskab oma missiooni nurka, unustab igasuguse pääsemise, ta võtab omaks selle, kes ta tegelikult on, ja ta otsustab, et kui tema ei saa inimeste seas õndsaks, siis saab temast hoopis nende kohtumõistja. Ja see finaal on täiesti apokalüptiline. Jürka laseb valla kogu selle aastaid kogunenud jõu ja raivu, ta suunab selle maailma peale, mis ta murdis. See on puhas, toore säving. Ta ei põleta ju ainult hooneid, ta põletab maha terve selle süsteemi, mis on ehitatud ahnusele ja pettusele. See on kohutav, aga loo kontekstis tundub see peaaegu vältimatu. Ja selle küsimusega me tänaseks lõpetamegi, see on selle romaani kõige kesksem ja ausalt öeldes kõige häirivam küsimus. Kui isegi vanapagan ise ei suuda inimestes pääsemist leida, kas siis keegi meist suudab? Kas Jürka läbikukkumine oli ainult tema isiklik tragoodia või on see hoopis hinnang inimloomusele endale? See on mõte, mis jääb sinuga veel kauaks pärast selle loo lõppu.